see kott, mis mul seljas on väga raske ja sellega ma Tokyosse ei lähe, et selleks, et omal raskust maha saada, ostsin ma kohvri ja kohe ma näitan, millised 2 kohvrit ma ostsin, ühe ostsin reisikohvri ja teise fototehnika jaoks. Nii. See on reisikohver. Ja see on fotokohver. Algus kohe mitte kõik see põnevat asja ära näidata, näitan ma selle reisikohvri ette, aga see on ka seotud fototehnikaga. Kuna ma ei saa kõike asju omale kohvritesse panna ega seljakotti, siis ostsin omale veel ühe reisikohvri, mis on suur ja korralik. Ja see on pärit KTM-ist. Selle kohvri ja mõte on tegelikult imelihtne. Kuna see on pikk kohver, siis see mahutab ära näiteks statiivid, mida tavaliselt sa pead lahti lammutama. Ehk sellel on nagu siuke väga kõrge pikkus, et mul varem ei ole mahtunud ära statiivid. Ja teine asi, mis on selle kohvri materjal, on ikka väga tugev ja see ei lagune mitte kuidagi ära, et seda võid lennukis visata kus tahad ja need tavaliselt, kes seda all olevat pagasit liigutavad, ega nad väga ei hooli sellest, et ma olen näinud niiviisi, kus võetakse minu kott ja lastakse lihtsalt maha kukkuda. Et selles suhtes see kohver on ülimalt vastupidav ja tal on ka olemas suured rattad, et kui ma laen ta täis, siis sellega on väga kerge liikuda. Kuid nüüd näitame selle põnevama asja ära, mis on see fotokott või fotokohver. Ma olen seda kohvrit soovitanud päris mitmetele ja näiteks Joosep Martinson on ka samasugune. Joosep Martinson on välja vahetanud isegi siin rattaid ja muid, kuna ta kasutab seda hästi tihedalt. Nii. See siis on nagu Think Tanki Airport Security kohver, V3 mingisugune mudel ja selle kohvri ma tegelikult ostsin sellise mõttega, et kui ma käin kuskil lennujaamades või olen kas või näiteks pressikeskuses, jube äge on mõelda et sa oled turvalises keskkonnas, et keegi midagi ei võta ega ei näpi ega ei tee midagi. Aga iial sa ei tea, kes su kõrval on, kellel tekib näiteks see, et oi, sellel vennal on siukene asi ja mul ei ole. Ehk see kohver on siukene kerge, mis selle kohvril on toredat olnud. Ma olen proovinud ka seda, kui kellelgi on see varustus täis pantud. See veereb väga hästi. Ehk ta on väga sujuv, et endal ei ole raske. Kuid, mis on kõige ägedam asi on, vaataks sees, mis tal kus ma selle lahti saan? Kus see võti on? Kuidas see lahti? Nii käib lahti. Nii. Ja näed sa, isegi õige mehe varustus on sees, et Canoni asjad. Siia ma pean võtma kaasa esimese 1DX-i ja 5D Mark 3 vist, nagu ma asjast aru saan. Siin on vist veel üks 5, siin on 6D Mark 2. Et nüüd ma pean ostma omale mingeid muid asju kaasa. Ja mõningaid asju mul polegi, mis siin on. Aga ka Nikoni vendadele on olemas siin plakat, kuidas neid oma asju panna. Aga selline on sisu, siin on olemas ilusasti vihmakeep, mis on vajalik, statiivi hoidja, palju neid lisasid veel, mis on alati selles suhtes, et nad alati tuleb kaasa ja neid on väga palju. Mis mul näiteks selle suure koti puhul ei meeldi, on see, et ta näeb välja hästi suur, hästi võimas, aga sisse ei lähe tegelikult nii palju asju, kui ta välja paistab. Siin on olemas õhukesed vahed, et siia saab panna rohkem asju sisse, kui tegelikult suuruse vahelt või välimuse vahelt on .
nii, mis veel? Muidugi nagu, mis mulle väga meeldivad, on need sisemised kotikohad, et neid väga nagu F-stopil ei ole, et on ainult 2 nii-öelda, ei ole väikseid lahtreid ja on ainult lihtsalt niisugust 2 suuremat, et siin on väiksed olemas, suuremad, sa näed läbi nendest, et F-stopil on täiesti mustad. Siis muidugi, mida paljud ei mõtle, on näiteks tänapäeval on nagu läpakakott ja päris tihti on kaasas ka nii-öelda tahvelarvuti, et tahvelarvuti koht on ka olemas, et ei pea neid ühte kohta panema. Siin on veel lisaks veel suur vahe sees, kus sa saad muid asju panna ja mulle meeldivad sellised välja venivad kohad, mis, kus saad lihtsalt panna kas või näiteks joogipudeli, siia võib panna näiteks 2-liitrised joogipudelid 2 tükki sisse. Et kui ma võtan selle koti, mis mul ka veel kaasa tuleb, siis siin taga pole sellist venivat kohta, on ainult lihtsalt nii-öelda lukuga koht ja siia sa pead nii-öelda luku lahti tegema ja kinni panema ja seda ei tee nagu lihtsalt selja tagant võttes. Aga see on täpselt niisugune, et mööda minnes käsi sisse, käsi välja, saad sisse panna, ära võtta. Selles suhtes on see hea lihtne. Pluss veel, tal on olemas oma seeria number, et juhul kui keegi peaks selle ära võtma, siis saad selle ka tuvastada, et see on sinu kohver. Ja muidugi alati on nagu visiitkaardi koht, et alati soovitan ka visiitkaardi panna, et ka selle KTM-i kohvril oli visiitkaardi koht, et läheb kaduma, keegi leiab, saab nii-öelda helistada lihtsalt sulle, et kuulge, et me leidsime teie kohvri, saad järgi minna. Aga nagu mul alati kombeks, alati on väikene boonus ka veel juures, et ma näitan ära, mida nii-öelda kroonika fotograafil läheb alati vaja pildistamisel, et sa võid võtta ja mõelda igasugust tehnikat kaasa, mis sa soovid, aga kõige põhilisem asi, mis alati kaasas peab olema, on üks korralik jook, et kui sa võtad väikse pudeli kaasa, siis on lihtsalt nii-öelda hea pildistamine, aga suure pudeliga õnnestuvad need pildistamised ikka tükk maad paremini. Neid asju, mis ma Tokyos tegema hakkan või mis ma kaasa võtan ja mis sellega seosneb veel, neid videosid ma teen juurde. Mis tehnikat ma kaasa võtan, ma veel täpselt ei tea. See sõltub täpselt sellest, mida mul seal vaja läheb, millist optikat, milliseid kaamerakeresid, mis üldse sinna juurde käib. Ja kaameratest, tehnikatest ma teen alles video Tokyos, mis mul päriselt kaasas on. Aga ma arvan, et ma varem teen nii-öelda omale video, mis siia kohvrisse sisse lähevad, sellepärast et ma arvan, et oma nii-öelda reisi asju kaasa võtta tuleb ka pikemalt ette planeerida ja ma hakkan seda kotti võib-olla sisustama juba nädal-2 enne, kui ma sinna minemagi hakkan.